Jaa, milline on Rocca al Mare kooli õpetaja või milline on RAM-inimene? Ma pean sellele küsimusele üsna sageli vastama, sellepärast et tööintervjuudel ja õpetajakandidaadid küsivad ikka, et keda te otsite või millist inimest te otsite. Ja siis ma olen selle enda jaoks välja mõelnud küll, et õpetaja peaks olema kindlasti oma aine suur fänn. Ta peaks oma ainest väga kirglikult rääkima, et see maailm, kuhu ta oma õpilasi kutsub, et see oleks põnev, et see oleks sütitav. Ja teine väga oluline asi, tegelikult on seal kolmas veel, aga teine väga oluline asi on minu jaoks RAM-inimese puhul huumorimeel. Et me oma töökuulutustes tegelikult ju ütleme ka, et me peame oluliseks oma vaimsust ja väärtustame väga huumorimeelt. Ja see huumorimeel tegelikult kajastub pea kõiges, mida me teeme. Me teeme asju ebatraditsiooniliselt. Meie traditsioon on teha asju ebatraditsiooniliselt ja ikka on meie asjades ja tegevustes sees vimka või kiiks. Ja see teebki meid eriliseks, meie inimesi eriliseks. Ja kolmas oluline asi, mis RAM-inimese juures on nii õpetajate kui õpilaste suhtes on, et nad peavad tahtma siin olla ja see on tõesti nende koht ja nende paik. Ja nii nagu meie 20. juubeli hüüdlause on, et ta ongi teiseks koduks mu oma kodu kõrval. Et on teiseks pereks mu oma pere kõrval. Tõepoolest see sai alguse siis sellel aastal, kui Kokaklubi üsna värske liige Kristel Nuume küsis imestusega, et kas te tõesti olete kõik need aastad korra kuus käinud klubitamas kooli kokandusklassis. Õigemini oli meil küll enne seda ka välja sõita, aga üldiselt me ikka kokkasime koolimajas. Ja tema tuli välja siis sellise geniaalse ideega, et kui teeks ühel aastal Kokaklubi üritused nii, et me ei ole kordagi koolimajas, vaid me käime iga kuu ühe klubiliikme kodus ja teeme selle kokandusõhtu seal kodus. Ja nii me selle graafiku paika panime. Kõige esimene oli muusikaõpetaja Tiina, kelle juurde me läksime, ja kõige viimane pidin olema siis mina. Ilusal kevadisel nädalavahetusel pidid Kokaklubi liikmed tulema Muhumaale. Ja Muhumaale me siis ka tulime ja see üritus on 2 aastal toimuma saanud suuresti tänu minu armsale sõbrale õpetaja Moonikale, kes alati on nõus minuga tulema siia ettevalmistusi tegema ja minuga kõige viimasena siit ka lahkuma. Ja kus see nimi tuli, oli siis see, et me olime esimesel õhtul, oli juba üsna hiline õhtu. Minu mälu järgi isegi osad meist olid läinud magama ja vapramad rullisid ennast siin toas diivani peal. Me olime väsinud sellest ägedast päevast, kus me grillisime, kokkasime, mängisime hukakat, tegime nalja. Meil oli ülivägev päev selja taga ja jõime siin teed ja siis rääkisime, et tõesti nii tore on olnud, et võiks igal aastal tegelikult hooajal õpetada siin Muusaarel. Ja siis need nimed niimoodi veerema hakkasid. Ma ei mäleta, kas see oli siis õpetaja Ruti või oli Irmeli, kes neid sõnu ritta pani, et ühel hetkel sai siis gurmaanid Maarika juures sellise hüüdnime nagu Gemaarika. Ja kuna ta tõesti siis järgmisel aastal ka toimus, siis oli juba kõik, kui me rääkisime Gemaarikast, siis kõik juba teadsid, et see on meie gurmaanide klubi väljasõit Muusaarele Maarika juurde. Ja mis on see rosin Rocca al Mare koolis? No, loomulikult on see rosin meie inimesed, kõik meie inimesed, õpilased ja õpetajad ja
ja kõik need, kes ei ole õpetajad, kuigi meile öeldakse, et meie koolis on kõik õpetajad. Aga ma tahaksin ikkagi rääkida ühest minu jaoks väga mahlasest rosinast seltskonnast, kes on minu jaoks väga oluline ja väga oluline just sellepärast, et võib-olla ta niimoodi igapäevaselt koolielus ei paistagi väga silma ja see on see kõik kogu meie, tal on erinevad nimed, kas siis admin või tugiüksus või teatrites kutsutakse neid inimesi tehnilised inimesed ja meil on selle inimeste grupil üks armas nimi, mis on siis tekkinud sellest, et kuna meil on koolis on õppetoolid, meil on kultuuriõppetool ja meil on reaalainete õppetool ja kuna me oleme siis seal kõik need tugiinimesed, siis meie seltskonna üksuse hüüdnimi on tugitool. Me pakume siis õpetajatele ja õpilastele tuge ja aeg-ajalt siis ka seda tooli, mida nad otsivad. Ma personalitöötajana pean ikkagi veel ühe enda jaoks ja muidugi kooli jaoks ka väga olulise rosina välja tooma ja need on meie vilistlased. Need on need vilistlased, kes ei unusta ära oma koduteed. Või oma kooliteed õigemini ja kes ikka tulevad pärast ülikooli lõpetamist meile ja jäävad meile ka tööle. Et need inimesed on minu jaoks väga erilised ja väga olulised. Nii, muus käidud. Mis siis veel? Jaa, õige. Direktoritega ka kohtumine. No esimene küsimus, mis meil on, milline on RAM kool teie arvates 10 aasta pärast? Ennustamine on küll tänamatu töö. Kes oleks võinud arvata, et RAM kool on praegu täna selline, nagu ta on, et kõik on kodusid mööda laiali ja õpivad arvuti abil kaugõppes. Selles mõttes mina ei julgeks küll 10 aasta peale mingisugust prognoosi teha. Mis teie, kallid vanemad kolleegid, arvate? Mina muidugi selles mõttes nagu arvestades tänast päeva ühe prognoosi nagu teeksin, et nagu öeldakse, et ühtegi kriisi ei tohi lasta nagu niisama raisku minna, et see, millest me tegelikult oleme nagu rääkinud mitmeid ja mitmeid aastaid, et õppimine võiks olla tõhusam ja teistes vormides. Mul on tunne, et see elu läbi selle kriisi mängis meile õpetajatele need oskused kätte, et ma lihtsalt loodan, et oleks 10 aasta pärast, kui RAM saab 30 rohkem õppimist ja vähem õpetamist. Jah, ma olen ka mõelnud seda, et tegelikult need uued ideed, mis RAM-is on alati olnud ja millele on kuidagi hästi altid olnud vastu võtma see kool, siis minu lootus ka, et neid on ka 30 aasta pärast ja kõiki neid uusi uuendusi julgelt proovitakse ja katsetatakse. Ja ka teine pool jälle, mida ma kuskil ka ootaks ja loodan, et see, mis nagu alguses maha sai pandud, need põhitõed, et nagu need kuhugi ei kaoks, et võib-olla tihti selles uues tuhinas see uue loomine võib-olla mingil hetkel isegi aeg-ajalt on lihtne midagi teha. Võib-olla hoida on juba raskem, et võib-olla jah, aeg-ajalt seda kurssi ja suunda hoida, et need nagu ära ei kaoks. Et võib ka juhtuda nii, et oleme tagasi seal, kus alustasime, aga hoopis uuel tasemel. Et on traditsioonilisem hoopis see kool 30 aasta pärast. Kõik igatsevad vanu häid aegu tagasi. Äkki on nii? Praegu tahavad paljud lapsed kooli tagasi, vähemalt meil. No näen. Kooli igatsus on suur, äkki see 10 aastaga kasvab veel nii suureks, et on täitsa selline nagu alguses. Just. Ja mul ikka see sõna, mul siin kui keemia võtta ette, mul meeldiks, et lahustumatus jääks, et RAM ära ei lahustuks selles Eesti hariduse mingises aeg-ajalt mingises äguses supis, sest neid tavalisi koole on Eestimaa täis, aga RAM peaks jääma RAM-iks. See hoidmine on tähtis.
No keemia koha pealt vist tramm on olnud ka katalüsaatoriks päris mitu reaktsiooni on hakanud rammist pihta. Et ma seda lahustumise asja ei tahaks küll uskuda, et 30 aasta pärast kindlasti või 10 aasta pärast 30. sünnipäeval kindlasti ei ole tegemist tavalise kooliga, vaid ikka on rammkool, mis tähendab alati midagi nii erilist. Aga ma ei tea, missugune see eriline on siis. Aga kui 10 aastat veel korra ette mõelda, et kui meil on olemas siis raamat 10 talve ja kohe on valmimas raamat või ilmumas raamat 20 rosinat, et millest võiks rääkida 30. juubeli raamat ja mis selle raamatu pealkiri võiks olla? Ma korra nagu selle peale mõtlesin, et kuigi see parafraseering ei ole nüüd väga poliitiliselt korrektne, et kuna sünnipäev on kevadel, siis võiks ka olla 30 kevadist hetke, kuigi et ilmselt mitte selles samas faabulas. Väga hea. See tuleb küll meelde jätta ja kirja panna. Kusjuures ma pean ütlema, mul on ka sama märkus siin kirjas. Ma just mõtlesin seda, et vaata, elu pole enam endine, eks ole, sest täna juhib meid loodus. Kuskilt maalt juhtis meid siin teadus ja tehnika ja mis iganes, nüüd pani loodus meid käima, et asja loodus. Keegi lehvitab meile. Aga ma mõtlema seda, kui eilset päeva võtta, siis võib-olla saab selle raamatu pealkirjaks ka võib-olla olla näiteks 3 karu maja või mingisuguseid mõtteid 3 karu majas või mida iganes selle 30-ga võiks välja mõelda. Ja? Mul kiskus ka looduse poole see mõte, et selleks ajaks kas on päris 30 loodusklassi olnud? Rein, millal loodusklassid algasid? No selles mõttes on, siin on nagu, statistikaga on nagu alati nagu väga hea, et otseselt 30 aastat ei ole loodusklassi olnud, aga 30 loodusklassi on kindlasti olnud, et igal aastal on neid 2 lihtsalt. Nii et selle me saame ilmselt, see on juba praegu täis, paneme 50 loodusklassi 30-aastase juubeli puhul. See oleks originaalne, eks ole, 30. sünnipäeva puhul tuleb 50 ette. See on juba eesrindlik, eks ole. Loodusklassi on kindlasti siis 50 olnud. Et see loodus mängib nii imelikkusega ei ole, linnakool, nagu see Rocca al Mare kool on, loodus mängib hästi suurt rolli meil tegelikult nii selles hariduses kui ka tegelikult kogu selles keskkonnas, mis me iga päev oleme. Aga keegi on meiega liitunud veel? Keegi on seal, jah. Kas te tunnete ära, kes see on? Muna on siin alla kirjutatud. No igatahes ei ole see eilne karu, vaid see paistab jänes olevat. See on hoopis raamatupisik. Ilus. Raamatu muna. Selline näeb välja see uus raamat või? Küll, jah. Pole ja näeb raamatut esimest korda. Ei kujuta ette, kui suur see muna on, aga kui see muna on inimese suurune, siis raamat on hiigelsuur. Ja kui see muna on muna suurune, siis on tegemist jälle erakordselt pisikese raamatuga. No aga viimane küsimus, et mis on teie jaoks rosin rammkoolis? Ma mõtlesin selle peale, et mis need rosinad on. Ja mõtlesin, et need rammkooli rosinad on rammkooli inimesed. Nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad, pered. Ja nii nagu Toots ütles, et pane ikka rosinaid sisse nii, et mustab, siis mul on tunne, et need rosinad on rammkooli ka kogunenud nagu kärbsed, aga see, et rosinaid oleks palju, see kokkuvõttes teeb nagu sellise hea saia siis, kui sai on ise ka hea. Nii et need väärtused ja põhimõtted jääksid, see teeb sellest saiast rammsaia ja need inimesed teevad sellest saiast rosinat. Ma jälle mõtlesin seda selles võtmes, et rosin on kuivatatud viinamari, eks ole. Aga minu jaoks on just see rosin rammis see värskus.
ja just selles mõttes, et ükskõik mida siin ka ei tehta, ükski asi ei korda. Alati tuleb midagi uut. Need traditsioonilised üritused toimuvad, aga alati on ta uues võtmes ja ta on värske. Ta ei aegu, siin ei minda lihtsa vastupanu teed, et me tegime juba ja teeme seda ühte sama asja veel ja nimetame seda asja traditsiooniks, mille tegelik nimi tõenäoliselt on mugavustsoon. Aga siin hoitakse üles neid häid ideid, neid kogu aeg tuleb juurde ja neid on siin koolis. Neist ei ole siin kunagi puudu olnud, nii et praegu just võrreldes siin oma elus neid asju, nii et see märksõna on just värskus minu jaoks. Olgugi, et tegemist on rosina. Ja kui rosin on midagi sellist, mis nagu annab selle eripära ja teeb eriti magusaks või paneb selle niisuguse punkti või tuuma asjale, siis minu jaoks Rocca al Mare puhul see rosin on oskus uut ja vana koos hoida. Et kui me mõtleme selle peale, mis on see meie loomise laul ja meie kellalaul, need on igivanad asjad, ta nagu viitab ja need ürgsed puud siin ümberringi ja samal ajal on tegemist niisuguse hästi uuendustele ja haridusuuendustele orienteeritud moodsa kooliga. Vaat see, kuidas moodi üks asutus või üks kool hoiab hoos uut ja vana korraga ja ühendab need ära, see on minu jaoks alati imetlust esile toonud Rocca al Mare rosin. Suurepärane. Sai 3 rosinat juurde 20. Aga panite tähele, ma sain vaadata raamatu. Ja. Milline tiraaž oli, kas seda saab küsida? Ma mõtlesin, et raamat ise on 20 rosinat, et kõik oleneb tiraažist, kui palju nagu rosinaid kokku on.